Tere päevast, lugupeetud kolleegid, ja mul on väga hea meel teid kõiki siin Narva linnas näha, kuna olete siin juba teist aastat järjes ja ma väga loodan, et leiate võimalust ka juba järgmisel aastal ka samamoodi Narva tulla. Ja Narva on tegelikult praegu väga suure tähelepanu all ja siin Narva linnas on sellel aastal väga palju erinevaid sündmusi kavas ja nii nagu paljud teist teate, et võidupüha paraad nagu toimumas selle aastal Narva linnas, väga suured üritused toimuvad 8. ja 9. mail siin Narva linnas ja 20. augustil ka on suur au oodata siia väga palju külalisi, kui Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval toimub väga suur ja üle-eestine kontsert ja kõikidel nendel kuupäevadel siia on oodata ka meie riigijuhi. Aga räägime ka praegu teemast ja huvihariduse võimalused Narva linnas. Kui olete siin juba päris sageli käivad inimesed, teate väga hästi, et Narva linnas on kogu aeg olnud väga tugev ja traditsiooniliselt väga tugev huviharidusasutuste süsteem. Ja tegelikult ma töötan Narva linna valitsuse kultuuriosakonnas ja algusest peale räägin natuke sellest, millest räägis minu eelmine ettekandja, minu hea kolleeg Tartust, et kultuuriosakonna all meil on olemas mitte ainult kultuuriasutused või ka spordiasutused ja haridusasutused ja noorsootööasutused. Tegelikult meie osakond koosneb põhimõtteliselt kahes suures osast, mis on hariduse teenistus, kuhu kuuluvad lasteasutused ja üldhariduslikud koolid ja kultuuri- ja sporditeenistus, kuhu kuuluvad huvikoolid, kuhu kuuluvad noorsootööasutused ja teised asutused, mis tegutsevad kultuuri- ja spordi valdkonnas. Mina olen selle teenistuse juht ja kui me räägime meie munitsipaalhuvikoolidest, siis meil on 6 munitsipaalhuvikooli, Narva muusikakool, mis asub Narva vanalinnas ja uue gümnaasiumi kõrval ja see on väga, kuidas öelda, see on üks asutus, mis viimaste mitme aasta jooksul oli kuidagi ühendatud teiste asutustega. Mitu aastat tagasi Narva linnas oli 8 huvikooli ja omal ajal oli koorikool, Kreenholmi muusikakool ja Narva muusikakool. Siis mitu aastat tagasi ühendasime neid üheks asutuseks ja 3 majas sai 2 ja siis nemad tegelikult päris edukalt jätkavad oma tegevust. Narva kunstikool asub Narva rahvaste majas ja tegelikult nemad on ka kolinud teisest majast ja päris edukalt omal ajal, kuna nemad praegu asuvad endises üldhariduslikus koolis ja mis on väga hea, et kogu terve see maja koosneb väga erinevatest organisatsioonidest, muuseas sinna kuuluvad ka tegutsevad Narva rahvaste majas rahvuskultuuri ja kultuuriseltsid ja kunstikool on ka selle maja üks väga olulistest osadest ja meil on ka plaan sama maja juba sellel aastal tegelikult viia meie Kreenholmi keskraamatukogu, Kreenholmi haruraamatukogu ja see tähendab seda, et see maja elab ka edaspidi ja loodame, et siis nagu see koosneb väga erinevatest kultuuriasutustest. Narva lastelaulumaja, no ma usun, et olete päris hästi kursis, kuna see konverents ja eelmine konverents ka on tehtud koostöös selle asutusega ja see on muuseas meie kõige suurim huvikool õpilaste arvu poolest ja ma loodan ka, te leidsite võimalust eelmisel aastal seda külastada ja tutvustada sellest meie võimalustega. Narva noorte meremeeste klubi, mis asub tegelikult 3 erinevas majas, üks peamaja samamoodi muuseas nagu lastelaulumaja ja Narva noortekeskus oli rekonstrueeritud omal ajal tänu Euroopa Liidu abile ja siis, aga neil ka on olemas 2 baasi, mis asuvad juba vee kõrval ja Narva noorte meremeeste klubi on oma poolt unikaalne asutus, kuna see on ainuke selline asutus, ainuke selline huvikool kogu Eestis. Ja meil on olemas Narva linnas ka 2 spordikooli, Narva spordikool Energia ja Narva
Paimuru spordikool, siis ja nende eripära seisneb selles, et mõlemad spordikoolid, nad haldavad või nad on meie Narva linna spordibaaside peremehed, siis nemad täidavad mõlemad rolli, siis nii huvihariduse andmine, siis Narva Paimuru spordikoolis on 10 huviala, siis Narva Paimuru 8 huviala ja siis spordikooli Energias 10 huviala ja nemad päris edukalt täidavad seda rolli. Ma rääkisin sellest, et viimaste aastate jooksul meil on, võib-olla te olete ka kuulnud sellest, et Narva linnas on toimunud erinevaid haridussüsteemi ümberkorraldamisi ja see on toimunud nii üldhariduskoolide süsteemis kui ka lasteasutuste süsteemis ja näiteks siis ma võin tuua näidet, kui ma ise tulin tööle Narva linnavalitsuse kultuuriosakonda, siis Narva linnas on olnud 24 lasteaeda, praegu neid on 13. Ja siis, kui me räägime sellest, et kuidas meil üldse nagu selline olukord, siis umbes paar kuud tagasi oli üliriigiline statistika avaldatud ja siis seal oli täpselt kirjas, et 10 aastaga siis olime kaotanud praktiliselt 10 000 elanikku. See tähendab seda, et siis nagu 1000 elanik nagu võrra siis nagu meie elanikkond väheneb ja ma ise olen kogu aeg siin Narva linnas ja ma räägin kõigile, et ma ise nagu seda ei märka siis nagu ja kõik nagu näeb välja justkui nagu kõik on olnud nagu vanasti, aga tegelikult siis nagu selline muudatus on ikka toimumas ja mis puudutab huvihariduse süsteemi, siis nagu ainult selle perioodi jooksul me, nii nagu ma olen juba rääkinud, siis olime teinud ainult ühte põhimõttelise ümberkorraldamise, et me ühendasime kõik muusikakooli. Mis puudutab kõiki teisi meie asutusi, siis kogu aeg räägitakse ka sellest, nagu on olemas ka erinevad plaanid ja aga eks vaatame siis nagu linn samamoodi püüab jätkata seda teed, et huvihariduse roll Narva linna kogu elusüsteemis on väga oluline ja siis ikka vaatamata erinevatele poliitilistele lainetele, siis nagu kõik nagu säilitatakse ja siis nagu süsteem ikka nagu töötab ja siis lapsed nagu ikka nagu omavad sellist väga head võimalust, et saada seda huviharidus ja päris sellistel normaalsetel tingimustel, siis nagu kui me räägime õppetasust ja siis mis võib nagu kõiki huvitada, siis me olime seda tõusnud siis siin Narva linnas just alates 1. veebruarist sellel aastal. Siis nagu enne seda me olime teinud seda 2 korda aastal 2023, eelmine aasta, siis aga vaatamata sellele siis nagu see õppetasu siis nagu võrreldes teiste Eesti linnadega on, meie nagu vaatevinklist on päris ikka nagu siis mõjudukas, siis näiteks siis nagu kui me räägime mõlemast spordikoolist ja siis nagu ükskõik nagu kas Paimuru või Energiaspordikoolis, siis nagu seal õppetasu nagu moodustab 25 eurot kuus siis peale tõusu, jah, siis nagu ja see tähendab seda, et olete kõik kogenud inimesed, et see tähendab seda, et iga laps saab nagu käia 3-4 tundi nädalas ja saada professionaalset huviharidust ja samamoodi seesama kehtib teiste asutuste suhtes, näiteks Narva lasteloomemajas, siis, mis on meie kõige suurem õpilaste poolis huvikool, seal on õppetasu, seal on erinev õppetasu, aga siis nagu see keskmine moodustab 20 euro kuus. Siis nagu võrreldes Ida-Viru linnadega, siis nagu see tasu on enam-vähem samasugune ja siis nagu samavõrdne. Aga siis rääkides võrreldes teiste linnadega, siis nagu see on ikka nagu päris mõõdukas. Ja siis millest võib nagu ka nagu pidada väga oluline praegu rääkida, on see, et tegelikult Narva linna iga huvikooli eelarve see on väga lihtne tegelikult muuseas ja siis nagu olite kogenud inimesed ja teate siis nagu koosneb põhimõtteliselt nagu 3 osast ja siis nagu esimesed 2 kõige suuremat osa siis nagu see on loomulikult palk ja siis teine siis nagu need majandamiskulud ehk kommunaalkulud. Ja siis kui ma hakkasin rääkima sellest, kuivõrd oluline meie jaoks säilitada ja toetada huviharidust on see, et meie linnas siis alates sügisest on väga järsult tõusnud kõik need kommunaalkulud, siis nagu meie küttekulud on tõusnud Narva linnas
võrreldes eeloleva olukorraga 24% võrra, miks praktiliselt 2 korda, ja siis see tähendab seda, et mitte ainult tavalised inimesed maksavad suuremat summa siis oma majades, kui ka meie kui linnaga maksime kogu meie selle süsteemi eest ja siis ma ikka näen, et siis nagu iga aastaga see läheb raskemaks ja raskemaks. Aga ma püüan lõpetada oma presentatsiooni selleks, et oleks võimalus ka vastata teie küsimustele. Kui me räägime Narva linna võimalustes ja koostöös erasektoriga, siis meil on olemas päris palju erahuvikooli ja erinevaid eraõiguslikke juriidilisi isikud, kes samamoodi tegutsevad Narva linnas. Ma natuke hiljem räägin ka hiljem, mis korrad meil on Narva linnas on olemas ja kuidas see protsess meil on ka käivitatud. Kui me räägime huviharidus- ja huvitegevusest ja riiklikust toetusest ja kuna ma usun, et see teema on huvitatud kõigile, siis sel nädalal meil oli see viimane komisjon, kus jaotasime seda raha ja põhimõtteliselt meil Narva linnas on 4 korda, mille kaudu me kuidagi toetame erinevaid organisatsioone, mis tegutsevad erasektoris. Neist, räägin esimesest, see on huviharidus ja huvitegevus, siis nagu see on riiklik raha, nii nagu teada. Väga kahju, nii nagu kõik teie, nagu ma arvan, et mõistate ja siis nagu näiteks see summa, mis eraldatakse meile, siis see on 2 korda vähem, kui see oli selle protsessi algusest peale ja siis nagu see oli käivitatud minu arust aastal 2017 sügisel, see nagu antitoetus 4 kuuks. Praegu, kui seda võrrelda, seda toetust, mis saab Narva linn sellel aastal, see moodustab natuke rohkem kui 170 000 siis, aga kui me alustasime seda protsessi ja siis käivitasime seda korda, nii nagu teiegi, siis see summa oli 2 korda suurem ja siis oleme heale ajale, siis see oli 360 000 ja siis loomulikult see ka mõjutab ka selle poolest, et raha väärtus on selle 5 või tegelikult 7 aastaga on päris oluliselt muutnud ja siis loomulikult kõik meie võimalused on, ma ei tea, lähevad ikka raskemaks ja raskemaks. Näiteks sellel aastal me seda toetust me saime 61 nagu taotlust, jagasime seda võib-olla pooleli selles ja loomulikult kõik nagu sai toetust ainult, enamus nagu sai toetust ainult osaliselt. See on esimene kord huviharidus ja huvitegevuse kord, mille kaudu me saame rahalisi vahendid jaotada. Meil on olemas loomulikult nii nagu teistest linnadest spordiklubide toetamise kord, siis seal on väga lihtne printsiip, siis nagu enamus raha, see on pearaha 70%, siis 20% raha, siis nagu 20% raha, siis nagu see on moodustab toetusüritustele ja 10% siis nagu see raha läheb spordiklubidele nende tulemuste eest eelmise aasta tulemuste põhjal. Meil on olemas, siis minu hea kolleegile oli huvitav küsimus, kuidas Tartu linn toetab eakaid inimesi ja siis nende huvitegevuse või huvihariduse valdkonnas, siis me ei toeta otseselt, aga ma räägin natuke praegu siis nagu selles 3. korrast ja mis meil on olemas kultuuriseltside ja rahvuskultuuriseltside toetamise kord, päris uus kord tegelikult, mis tegelikult oli uuendatud paar aastat tagasi. Me ei toeta seal nagu, see on tegevuskuludeks, see ei ole nagu selleks, et nagu nemad käiksid mingis ringis, aga põhimõtteliselt siis nemad rahvuskultuuri ja kultuuriseltsid, nemad tegelikult Narva on väga kultuuririkas linn ja siis meil on olemas päris palju kultuuri- ja rahvuskultuuri seltsi, mis kogunevad, mis teevad kontserti, mis peavad ühistegevust ja seda võib nagu osaliselt nagu ka nimetada selleks, et kuna ma ei tea, on olemas seltsid, mis ühendavad rohkem kui 200, ma ei saa nii öelda eakaid inimesi, kuna seal on erinevad inimesed, aga loomulikult suurim osa neist on eakaid inimesi. Ja kui ma rääkisin kunstikoolis natuke varem, siis ma rääkisin Rahvaste Majast. Meil on olemas see eraldi hoone, kus nemad omavad ruumi, enamus neist, mitte kõik, siis nagu ikka enamus neist nagu omavad ruumi seal ja siis seal ka nagu on olemas ka selline soodustus nende rendikulude osas, mida linn, ma usun, et nagu suur osa kannab vaatamata kõikidele nendele probleemidele, mis on olemas. See on 3. kord, millest ma rääkisin ja meil on olemas ka 4. kord, ma usun, see on kõige standardsem, siis nii nagu iga teine linn, siis me toetame kultuuri- ja spordisündmusi Narva linnas, et selle korra eripära seisneb selles, et nagu sinna saab taotleda ükskõik mis
asutus üle Eesti, siis nagu ei ole oluline on see, et nagu see üritus toimuks Narva linnas ja no ma ei tea, siis nagu kõik olete vist kuulnud, et Station Narva kohta, Narva ooperipäevade kohta, siis kultuurihoovi kohta, mis toimub siin Vabalavas, siis olime toetanud just tänu sellele korrale. Aga ma usun, et enamasti on kõik, kui teil on mingeid küsimusi, siis vastaksin hea meelega. Suured tänud, Dmitri, ja nüüd küsimused. Jah, palun. Tere, mul on küsimus, ma esindan Vabalavat, kus tegutseb 2 eestikeelset huviringi. Kas on Narva linna valitsuses ametlik statistika, mis kinnitaks, kui palju Narva linnas on eestikeelseid huviringe? Ja kui on, siis kui palju neid on? No täna hommikul see küsimus oli härra linnapeale esitatud, siis mul oli natuke aega valmistada ette, aga tegelikult ma ei leidnud selleks mingi lisaaega, aga siis kui see oli vastus 4 ringi, siis praktiliselt see vastab teile, kuna siin Vabalavas on olemas selline ring, siis meil on olemas huvikoolides ka. Ma ei saa seda nimetada eestikeeliseks ringiks, aga on olemas teatud astmed, nagu kus tegelikult meie huvikoolid pööravad selle tähelepanu ja seal nagu suhtlemine käib enamasti eesti keeles. Kas on mingid plaanid või mida Narva linn kavatseb teha sellega, selle eestikeelsele üleminekuga? Ja see on tegelikult väga valus ja väga probleemne küsimus, siis kui ma mäletan õigesti, siis umbes aasta tagasi siis meil oli vist viimane keeleinspektsiooni kontroll meie huvikoolides ja siis te olete näinud siin slaididel siis nagu kui palju meil on õpetajad ja siis ükskõik nagu mis asutuses ja seal ainult üksikud nagu tegelikult vastasid nagu nendele nõuetele. Väga valus küsimus, siis nagu kõik nagu huvikooli direktorid siis pööravad sellele väga suur tähelepanu, kõik räägivad sellest ja siis loomulikult nemad püüavad seda nii laiali, kui on võimalik seda teemat lahendada, aga mis puudutab meid, siis me püüame ka lähtudes olemasolevast ressurssidest vastavalt kõikidele nendele kordadele, mis on olemas kultuurivaldkonnas, just kuidagi suurmale viisil töötada eestikeelseid ringi. Aga pedagoogidega sellega on päris suuri raskusi ja selle üleminekuga ma usun, et läheb väga raskeks. Nii, ma olen veel küsimusi, kui teil on. Meil on paar minutit aega veel. Kui saalist küsimusi ei ole, siis mul on üks küsimus, et kuidas arvad, kui meil see rahastus riigi poolt väheneb ja väheneb vaikselt, mis oleks kõige õigem meie linna strateegia, kas pannakse mingid huviringid kinni, kui rahastus ei ole, või linna poolt oleks see otsus, õige otsus või vale otsus, ma ei tea, aga siis lastakse see vanemate õlgadele, see, et nad maksavad kinni mingid kulud. Siis kogu aeg, kui tõstetakse see õppetasu, siis kogu aeg, keegi ei ole absoluutselt sellega rahul. Siis nii kui mina ütlesin, viimane tõus oli just 6 aega tagasi. Ja siis praegu me saame seda tagasisidet meie asutuste pool, kuidas nagu see mõjutab lapsi, siis ma usun, esimene samm, mida inimesed võtavad ette, siis lubuvad 2. või 3. ringist. Siis pered ei saa seda endale lubada ja siis ma usun, et siin me ka näeme seda mingi muudatust. Narva linn kogu aeg on olnud väga, kuidas öelda, väga sõbralik siis laste suhtes ja ma usun, et kogu see süsteem, mis töötab ükskõik kas Narva muusikakool või Narva lasteloomamaja, siis on püüdnud seda kuidagi säilitada siis. Kuigi meil on olemas ka teisi probleemi, siis siin kõlas ka see palk, mis saavad Tartus ja siis magistrikraadiga õpetajad ja siis ma loomulikult olen kade ja siis meie inimesed kahjuks seda palka ei saa. Siis kuigi siis meil oli ka see tõus, aga selle inflatsiooniga, mis siin on toimumas viimase aasta jooksul, see väga kiiresti lendab ära, siis et kogu aeg, Jevgeni, väga hea küsimus tegelikult ja väga raske küsimus, siis nagu kogu aeg sellest nagu räägitakse, kuidas nagu edaspidi minna, aga keegi ei taha nagu mingi halvemat teid nagu valida ja siis loomulikult nagu kui raha on vähem, siis kuidagi see süsteem ka tasapisi hakkab vähenema.
siis mitte drastilisele poolel, kuna kõik nagu mõistavad, et ei saa mingi asutus kinni panna, kuna iga asutus taga on nii palju lapsi vanemaid ja siis loomulikult see on väga valus küsimus, kuna kõik need on ju meie lapsed siis, kes käivad päeval üldhariduskoolis ja siis õhtul käivad huvikoolis. Nad on peale kella 3 siis nagu inimestest täis. Jah, aitäh